Ja olemegi oma kodukandi juttudega jõudnud Hageri kiriku juurde. Hageri kirik on siis rajatud, praegune Hageri kirik 1891. aastal. Siin on kirikuid olnud ka tegelikult varem, sest asustus ja kirikud käisid omal ajal väga hästi kokku. Aga praegune kirik on siis ehitatud aastal 1891. Kui veel hästi täpne olla, siis on see valmimise aasta ja seda kinnitab ka ukse kohal olev aastanumber. Ja kui ma ennem kalmistul rääkisin sellest, et siin on 2 kalmistut, üks on siis kiriku ümber ja seda me läheme ka vaatama. Aga siin värava juures on ka pingid, millel on tahvlid ja on siis need pühendatud Hageri koguduse õpetajatele. Omamoodi mälestusmärk siis Hageris toimunud vaimuhariduse jagamisele ja hinge hoidmisele. 4 pinki, 4 nime. Ja viimane pink siis praegune õpetaja, praost Jüri Võlsalu. Kui aga nüüd me lähme oma kaameraga siit ümber kiriku, siis nagu näha, olemegi jõudnud siis kirikuaeda. Ja siin kirikuaias, nagu te näete, on siin ka olemas mõningad hauamärgid peamiselt Sutlema ja teistele mõisavarunitele. Ääres see valge hoone, mida ma praegu näete kaadris, on aga Hageri hooldekodu. Ja siin siis esimesed hauad Alexander von Brevern ja tema abikaasa Julie Anna Brevern. Teised kivid on kahjuks muutunud loetamatuks ja samaldunud. Ehk siis tegemist mõisnik Breverite rahulaga. Christoph Bernhard von Brevern. Ja liigume jälle edasi. Mitmed ristid ja paljud hauad on ka kasvanud juba rohumaltsadesse, millest on tegelikult kahju, sest ikkagi kultuur ja kultuuripärand. 2 obeliski, mis on suhteliselt sarnased ka näiteks nõukogude ajal kõrgemate sõjaväelaste haudadel olnud obeliskidega. Ja siin pajakamõisnikud Erich Markgraf Pajakalt. Ja Michael Markgraf Verhun Breckbaden. Ja veel mõningad hauad, kus ristid on veel nähtaval. Ja teised, kus on juba unustusse vajunud. Üks huvitav asi siin kiriku käärkambri või kooriruumi taga on tuulelipp, kirikutorni tuulelipp aastast 1892. Ja ka hauad
kirikaeda maeti inimesi, kellel oli kas siis rohkem raha või siis ka olid tähtsamad isikud, kes jõudsid seda hauaplatsi endal siin kiriku juures pidada. Ja siin ka üks haud veel Kaarel Russmanni puhkepaigast. Kusjuures on näha, et Linda Russmann on siin surnud aastalt 2008, et siin üsna värske veel viimati maetud isik. Aga olemegi nüüd siis teinud tiiru peale kirikaiale, kiriku ümber olevale surnuaiale. Ja selline siis see Hageri kirik on. Ja kohtume juba järgmise objekti juures, milleks saab olema Hageri muuseum, mis asub Vana apteegi majas.